Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 12. osa. Ühel hetkel tundus mulle, et kõik oli justkui tehtud. 3 operatsiooni olid selja taga, samuti 2 keemiaravi. Kõik põhilised elulised seigad olid suuremalt osalt järjestatud või siis kohe-kohe korda saamas. Ja mul tekkis tunne, et nüüd algab taas selline nii-öelda tavaline normaalne elu. Just selline, nagu oli enne vähidiagnoosi. Oli detsember, ma olin kodus, jõulud lähenesid ning mida siis veel võiks elult soovida. Tõsiasi, et töölt olin saanud mitte just kõige paremaid uudiseid ning minu tööleping oli peatumas 2025. aasta veebruaris, oli muidugi suur löök ja ebaõnnestumise tunne. Ebaõnnestumise tunne just seetõttu, nagu oleksin kuidagi ise süüdi selles, et vähki haigestusin. Tööelu karmim varjukülg oli juba siis esile tulnud, kui olin vahepeal enne viimast operatsiooni mõneks ajaks tööle tagasi pääsenud. Selgus, et ainus huvi oli vaid see ja ainult see, millal ma võimalikult kiiresti täiskoormusega tööle tagasi naasen. See, et sellel hetkel oma tervise ja jaksamise piires andsin endast kõik võimalikku, seda oli ikka vähe. Ma olin sellisest asjade käigust pigem üllatunud kui pettunud, sest sellise suhtumise haigestunud töötegija õlgadele asetamine ei tundunud õige olevat. Ma olin hea töötaja ning tundsin oma tööd suurepäraselt, kuid kogu asjade kulgu tuli nüüd muuta mitte minust olenevatel põhjustel. Muidugi saan firma põhimõtetest väga hästi aru ja firma kohus ei olegi kaasa tunda ühele inimesele, vaid vaadata asjadele kogu kontserni seisukohast. Ise tegin muidugi selle vea, et rääkisin liiga vara töövõimetuspensionile jäämise võimalikkusest. Kuid siiski sellele lisaks on võimalus teha tööd ja teenida lisaraha päris arvestatavates piirides. Natuke pettunud olin just seetõttu, et firma, kus olin töötanud aastast 2018 alates, oleks võinud ju nii palju vastu tulla, et oleksin ise jäänud mõne nädala pärast töövõimetuspensionile, kuid nüüd mind oli koondatud. Pole parata. Kapitalismis asjad just nii käivadki. Ja nüüdseks on hetkel kogu tööelu peatunud. Sellel hetkel enne jõulusid panin oma elu kildhaaval uuesti tervikuks. Tasapisi ja tükkhaaval nagu mosaiiki. Ja siis jätsin need killud mõneks ajaks rahule. Tahtsin nautida jõulusid ja kõike seda, mida see aeg endaga kaasa toob. Soojust, lähedust, kodutunnet, lastega olemist ja seda mingit salapärast rahu, mis alati jõuludega kaasneb. Detsembri lõpus olid siiski tulemas veel uuringud, 21. kompuuter ja 30. arsti vastuvõtt. Kodus kaunistasin natuke lähenevate jõulude jaoks, kuulasin jõulumuusikat ja ootasin lihtsalt midagi head. Ja see hea ka seda korda tuli. Arst ütles, et teine maksaoperatsioon oli õnnestunud, uusi metastaase ei olnud. Ka kopsus olevad ebamäärased tipp ja täpp olid endiselt väga väikesed ning radioloog neid kindlateks metastaasideks ei pidanud.
Nüüd oli ees ootamas 1,5 kuu pikkune paus, kus mul polnud vaja mõelda mitte midagi ravimitest, uuringutest, arsti vastuvõttudest ega üleüldse millestki tervisega seonduvast. Oma peas otsustasin, et see on uus algus. Otsustasin mitte mõelda sellele, mis on olnud ega sellele, mis võib tulla. Lihtsalt elasin. Jõulud veetsin noorima lapse perega. Aastavahetuse järel läksin vanema tütre pere juurde ning uue aasta alguses käisin poja pere juures. See aeg oli ilus, päriselt ilus. Kõikides nendes kodudes olen alati teretulnud. Ja see on parim tunne, mida emana ja vanaemana võin tunda. Ainult üks asi varjutas natuke seda täiuslikkust. Ja see oli puuduv töökoht, kuhu tagasi minna. Ma ei olnud kunagi varem sellises olukorras olnud. Ka majanduslik olukord vajas sättimist. Tasapisi rahulikult, sammhaaval. Toimetasin edasi. 1,5 kuud möödus tegelikult väga kiiresti. Isegi ootamatult kiiresti. See aeg oli vaikne ja ilus. Selles oli midagi peaaegu unenäolist. Talv oli tõeliselt kaunis. Puhas valge lumi, härmatis puudel nagu aeglaselt kulgevad mõtted. Ma ei ole kunagi olnud suur külmade aastaaegade armastaja. Aga sellel talvel oli selles kõiges mingi iseralik ilu. Selline, mida ei saanud eirata. Läksin välja, vaatasin taevast, kuulasin hääli. Isegi vaikusel oli oma hääl. Ja siis tuli veebruar ja jälle uus kompuuteruuring. Ma ei muretsenud selle pärast. Ma ei muretsenud kunagi enne uuringuid, arstivisiite ega operatsioone. Elu ei järgi minu stsenaariume. Tragöödiaid ja väljakutseid ei saa alati vältida. 27. veebruaril istusin taas arsti ukse taga ja ootasin. Selgus, et maksas on uus metastaas. Ja radioloogi hinnangul oli nüüd ka kopsus 3 kollet. Varem olid seal lihtsalt 2 täppi. Nüüd nimetati neid metastaasideks. Ma mäletan seda hetke väga selgelt ja ainus asi, mis mulle pähe tuli, oli see, et kõik algab otsast peale. Kui küsimus oleks olnud järgmisest operatsioonist, oleksin hea meelega kohe sinna läinud. Kuid nüüd tuli taas teemaks keemiaravi. Jälle. Olin selles punktis juba 2 korda olnud. Aga seekord ei tahtnud ma lihtsalt automaatselt kaasa minna. Seda küll uskusin kohe, et maksas on uus metastaas, kuna mu vähk on kahjuks jõudnud levida ilmselgelt juba enne seda, kui see üldse avastati. Kopsude kohta aga küsisin, kas nad on selles päris kindlad või on see oletus. Ma ei tea miks, aga ma ei tahtnud seda uskuda. Ma ei usu siiamaani, et mul on kopsus metastaasid. Seda mitte sellepärast, et ma ei tahaks tõde tunnistada, vaid ma lihtsalt ei usu. Vestlesin arstiga pikalt ja küsisin palju. Ma ei kartnud ravi, aga tahtsin aru saada, miks ja mille jaoks midagi täpselt tehakse. Tahtsin, et ravi oleks minu keha jaoks õige, mitte lihtsalt protokoll ja nimi paberil. Kuna oksaliplatiinist olin saanud pöördumatud ja jäävad neuropaatilised kahjustused, siis pidin kaaluma, millisel määral uus keemiaravi võib minu tervist kahjustada ja millisel määral mõjutada vähki, kui ta seda varasematel kordadel ei olnud siiski oodatud määral teinud.
Eelmine kord oli irinodekaan mulle väga raskelt mõjunud. Mu seedesüsteem ja mu opereeritud ning lühendatud jämesool ei talunud seda. See lõi koos ravis kasutatava atropiiniga kogu keha tasakaalust välja. Ja kuigi ma tean, et igaühe kogemus on erinev, siis mina tundsin väga selgelt, et see ei sobi mulle. Mingil hetkel kartsin, et hävitan sellega lõpuks jäädavalt kirurgide tehtud filigraanse töö, kui nad mu peale esimest operatsiooni kokku lappisid. Ma ei otsustanud isepäiselt loobuda. Ma rääkisin arstiga, me arutasime. Arst pidas nõu vanema kolleegiga, nagu sellistes olukordades tavaliselt tehakse. Ja me jõudsime koos mõistliku otsuseni. Läksime kohe kergema skeemi peale. Nii jätsin ma esimese etappi vahele ja alustasin otse sellest, mis oleks nagunii olnud järgmine. Tundus, et nii oli aus mu keha suhtes, et ma kuulasin teda. 3. keemiaravi algas 21. märtsil. Seekord sain veeni kaudu ravimit nimega Bevacizumab ja seejärel jätkasin kodus 2 nädala jooksul juba tuttavate kabetsitabiinitablettidega. See skeem oli kergem kui eelmine, aga mitte olematu. Kehal olid siiski omad reaktsioonid ja oli ka kõrvaltoimed, millest lõputu väsimus oli ja on muidugi kõige hullem. See ei olnud selline väsimus, mida tunned pärast pikka päeva või unetut tööd. See oli teistsugune. Nagu keegi oleks su sees aeglaselt keeranud kõik liigutused veidi aeglasemaks, isegi mõtted. Vahel lihtsalt istusin ja vaatasin aknast välja, mitte midagi mõtlemata. Ja see oli täiesti okei. Ma ei sundinud ennast liialt palju. Ma ei pidanud olema kogu aeg ja pidevalt tubli. Ma lubasin endale vahel lihtsalt olla väsinud. Ometi ei saanud ma anda sellel väsimusel mind tervenisti alla neelata. Ma siiski liikusin, käisin jalutamas, kas või lühidalt. Kuulasin muusikat, käisin poes, valmistasin süüa, tegin muid igapäevaseid toimetusi. Iga selline väike asi oli omamoodi võit. Mitte teiste silmis, vaid minu enda sees. Igal hommikul, kui ärkasin ja suutsin päevale vastu minna, see tundus oluline. Just sellist elu ma tahtsingi. Lihtsat, iseseisvat, aga tähendusrikast. Ja siit sellest hetkest algab minu loo tänane päev. Sest hetkel käin läbi 3. keemiaravi. Mul on hea olla, päriselt hea. Mitte sellepärast, et kõik oleks korras, sest kõik ei ole kaugeltki korras, vaid sellepärast, et ma ei ela pidevas hirmus. Loomulikult sellel on kindlasti oma osa ka vanusel ja sellel, et mul ei ole enam väikeseid lapsi. Mu lapsed on täiskasvanud, neil on oma elu, neil on omad pered. Loomulikult ma tahan näha mu lastelaste kasvamist, aga ma ei ole kuidagi ainuisikuliselt nende eest vastutav. Ja sellepärast ma võin mõelda igale päevale kui võimalusele. Võimalusele tunda, olla kohal, jagada hetki oma perega, lähedastega, sõpradega. Ja samas ma ju ei tea, kuidas see haigus minus tegutseb. Ma ei tea, mis saab homme või kuu aja pärast. Aga kas sellel ongi hetkel nii suurt tähtsust? Kui ma ei saa midagi muuta, siis ilmselgelt ei pea ma ka kogu aeg vastuseid otsima. Ma ei ela küsimuses miks, sest sellel ei ole vastust.
Pigem elan nendes kaunites hetkedes. Kõik ei õnnestu alati ja on ka palju tavalisi argimuresid. Kuid ka need kuuluvad ellu ning annavad märku sellest, et kõik on kokkuvõttes hästi. Vahel mul on selline tunne, et ma vaatan tulevikku nii nagu läbi kergelt uduste akende. Midagi kumab, aga detailid pole veel selged. Ja see on täiesti okei. Sest kui ma täna tunnen, et elu on minus, siis juba see on piisav. Mais on ees järgmine kompuuteruuring ning arsti vastuvõtt. Ma ei tea, mida need toovad. Ma ei saa seda ette teada ega ka mitte kuidagi kontrollida. Aga ma tean seda, et ees on kaunis suvi ja mul on palju plaane. Mitte suuri, vaid just selliseid, mis teevad elu elamiseks väärtuslikuks. Soovin olla palju väljas, olla oma perega, istuda hommikukohviga terrassil, tunda päikest läbi suletud silmade. Loodan, et saan neist plaanidest suurema osa teoks teha. Võib-olla mitte kõik, aga vähemalt osa. Ja juba see tähendab mulle palju. Oma teekonda tahan ka edaspidi jagada. Iga kord, kui on midagi sellist, mida on jagada. Seda sellepärast, et meie ümber on nii palju inimesi, kelle elus on seesama diagnoos. Mõni on just saanud vähidiagnoosi. Võib-olla mõni ootab vastust täielikus teadmatuses. Mõni elab juba aastaid koos vähiga. Aga haigus ei võta meilt tavaliselt kohe ja kõike ära. Enamasti elu jätkub väikeste muutustega, mis puudutavad ravi ja operatsioone ja ajakava ja logistikat. Kuid muidu elu jätkab enamasti täiesti normaalset kulgu iga päev. Me vähihaiged naerame, liigume, oleme aktiivsed ja elame ju tegelikult täiesti normaalset elu. Lihtsalt pseudoprobleemid kaovad ja tähtsamad asjad tulevad esile. See osa, mis on veel ees, tuleb lihtsalt elada nende võimaluste piires, mis meil on. Vist päris alguses rääkisin ka natuke sellest, miks ma tahtsin oma lugu hakata kirja panema. Ma ei ole kirjanik ega ilmselgelt tule seda kunagi ka olema. Kuid see ei takista mind rääkimast oma lugu nii, nagu mina seda tunnen. Eesmärk on lihtsalt jagada ühe inimese muutunud maailma. Vähidiagnoos on olnud nagu astumine välja oma igapäevaelu kindlatest rutiinidest. Ja mõnikord mul on tunne, nagu ma vaataksin ennast kõrvalt. Ma nagu konkreetselt vaatan kõrvalt seda teist mina, kes elab koos vähiga. Samas mingis teises reaalsuses olen ma ikka seesama mina ise, kellel pole midagi häda. Ma lihtsalt õpin seda protsessi kõrvalt jälgides palju uusi asju ja asjadesse suhtumist. Kõlab ilmselt natuke kummaliselt, aga paremini ma seda seletada ei oska. Samas mul on hea meel, et ma olen neid sündmusi nagu olukirjeldusena kronoloogilises järjekorras üles kirjutanud, sest emotsioonid ja tunded on just selles hetkes olnud see reaalsus, mida ma olen tundnud. Tänan, et kuulasid ja aitäh, et oled olnud minuga.
ning tere tulemast kuulama järgmist osa.